Kalamehed peseb puhtaks, Aruküla kümblustünn ja saun Haagisel. Leia meid Facebookist. Kalamehi toidab Raivo Beef Jerky. Leia meid Facebookist. I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink. Forget it for now. Put it behind you. I think it's your round, 'cause you're my mate and I will stand by you. You're my mate and I. Tere tulemast vaatama Lapimaa kalareisi. Täna söö veetsin seal. Jõudsime siia sihtkohta ühte autoparklasse. Täna on 19. august. Väljas on umbes 10 kraadi. Ei hakanud kuskile pimedat metsa vahele minema, et saab ka asfaldiplatsi peal telkida. Aga külm on. Peab kohvi tegema ja süüa. Ja siis lähme vaatame helikopteri baasi. Ja on plaan lennata jõe äärde kalale. Vaatame, kuidas kõik läheb. Praegu aga tahaks sooja kohvi ja süüa. Ja nii, saime kalaload kätte ja helikopteri sõit on ainult 350 €, väike helikopter, et 400 kilo, vaatame palju siis on, 3 pluss meie varustus, peaks hakkama saama. Teeme nüüd väikse klassikalise hommikusöögi, muna ja peekon ja pakime asjad ära. Saastanud on võetud metsa kaasa, aga seekord, kui me jõge hakkame ületama, siis vahet ei ole, kas mul on jalas, kui ma sealt üle pean ujuma või mitte. Seekord nad seda ei päästa, aga võib-olla pesemise ajal on küll hea jala otsa laagris tõmmata. Asjad enam-vähem koos. Alla tunni on veel välja lennuni. Mõned nipet-näpet asjad on vaja veel kokku panna ja siis paistab palju on. Poisid ütlesid, et nad kokku kaaluvad 150 kilo. Ma olen selline 90 pluss siis varustus. Peaks kõik tipp-topp olema. Isegi Ragnar, sina peaksid ära mahtuma. No nii, enam-vähem on asjad koos. Siin on meil katusalune. Siin on selline karastusjook, ridvad, matakott asjadega. Siin on ühistoitu, oma toitu ja seal on kahtlamisasjad. Ja kahlamisasjad ja lebomatt ja suur supikauss on ka. Ando on suure isuga, siis ma võtsin talle sellise ilusa suure taldriku, et tegelikult me saame isegi 3 siit süüa, teeme supi valmis vaata ja siis 3 paneme kausi ääres niimoodi. On niuke päris tibens-tobens. Enam-vähem okei. Väike elevus on juba sees, et varsti oleme kohal. Muidugi see ilmselt laagrikoha otsimisega on natukene vaja vaeva näha, aga seekord on üks telk väike ka veel, et küll me leiame selle. Mahub. Vabalt. Nagu näha. Kuidas sulle anda? Mahud asjad ära. Täna sellega on nii ja naa, et viimased ei mahu, aga esimesed mahtusid vabalt. Ehk mahuvad ära ikka. Aga praegu ei kujuta küll ette, kui me ei läheks kopteriga, et kuidas nad siis mahuks. See tundub ikkagi ulme. Aga kõik korras. Ja kõik see peab meiega helikopterisse ära mahtuma. Palju on? 123,6. 3 meest. Raks õpi. Raks õpi, kuidas minnakse metsas paasse.
noh, minek. Nüüd hakkab see oma pihta, mille pärast me siia sõitsime jälle 15 tundi pütti öö läbi. Leiad mind sealt allpool jõge, eemal siin. Leiad mind sealt allpool jõge, seal kus pool kõik surnud viib. Elan vaikselt või suurem, kord kulla vaid kuulen. On laugel ja huultel, kurbust üksikuil suudel. Üks päev vähem mul, üks päev läheb mul. Üks päev, kui minu aeg on tulnud kord. Leiad mind seal allpool jõge, eemal siin. Leiad mind seal allpool jõge, seal kus pool kõik surnud viib. Kord puhuvad tuled, lihame luudel ja kellegi huultel me nime ei kuule. Üks päev läheb mul, üks päev läheb surra. Üks päev, kui minu aeg on tulnud kord. Leiad mind seal allpool jõge, eemal siin. Leiad mind seal allpool jõge, seal kus pool kõik surnud viib. No nii, käisime veidike siin jõe ääres edasi-tagasi. Leidsime vist enam-vähem koha. Ega siledat maapinda siin nagunii ei ole. Siis on selline enam-vähem siledam, aga peame ise tasandama okste ja asjadega. Ja laagrikoha valisime ikkagi jõe järgi, et saaks normaalselt vee äärde pesema, nõusid pesema, vett võtma, mis iganes. Ja siin on päris palju kuivakaid ja asju, et küttepuude probleemi meil kindlasti ei tule. Ja ilm näitab, et läheb paremaks. Täna on selline tuuline, aga järgmised päevad peaksid juba päris head olema. Näe, vennad tulevad sealt. Ohoo! Tere poisid! Kui sa tahad, ma võin sulle džinni välja teha anda. 24 kilomeetrit. Kõrvad tulen metsa ja leian 2 nutisõtlast siin täis. See kuradi kohe pidid filmima. Ma mõtlesin, et sala ja kiirelt ära ja on unustatud. Ei. Kui vahele juba jäin, siis lasen minna. Oli aeg laagrikoht püsti panna. Mis teete, mehed? Abi oleks vaja. Kivi otsas pole väga mugav magada. Näid au, Raif, näid au. Vaatan, mida toimub. Siia mahu Andre Pepu mahub siia sisse. Vaevalt. Hea töö. Täitsime augu okstega ära. Homme läheb tuunimiseks. Täna vajake. Saime kiired toimetused tehtud ning suundusime kalale. Ootused olid kõrged, sest 6 aastat tagasi saime siin palju ilusat kala. Algus on palju lubav, kala on olemas. Teine vise beebi forell. Natuke suurem, aga väike ikka. Proovin teha esimese viske niimoodi kivi tagant natukene varjust. Vool on tugev. Aga ei
ei, seda vooblerit ei taha keegi. Andre liikus üksinda allavoolu ning juba esimeses vaiksema vooluga kohas sai ta käe valgeks. Kala ei olnud küll suur, aga linnukese sai kirja. Olime ühes orus mägede vahel, kus asus 2 jõge. Loomade jälgi oli igal pool. Ossa! See metsis jookseb, lendab puu otsast minema. Algus jooksis mul eest ära ja siis läks puu otsa. Pole ühtegi võtta olnud. Ei midagi. Kui Raivo alles nullitas, oli Andre jõudnud juba jõe sügavamasse ossa, kus vool oli rahulikum. Sealt ilusatelt kruusaväljadelt sai Andre 6 aastat tagasi oma 2-kilogrammise forelli. Ei tea, kas seekord on ka mõni koll kodus. Ilus. Seekord jäi kala peale, aga ülesvoolu hakkas Andol ja Raivol ka miskit toimuma. Hando võlus kiirest voolust landi otsa ühe ilusa forelli. Mulle tundub, et see läheb kotti, Raif. Kahjuks ei saanud vee alt filmida, kuna kaameral oli vale korpus ümber. Ma saan siia tõsta või midagi. Seda vesitasin ka teda. Kas alla, ei lähtunud. Hea töö. Esimene läheb kotti. Vaatab mööda natuke ramal kõhu alt. Opa! No, mul ka filmib. See on ilus, Ando. Saa kätte. Näita mulle kaamerast ilusti. Lant võib küljes olla, vahet ei ole. Ilus Anda. Esimene kala kotis, seega õhtul nälga ei jää. Järgmises sügavas augus sai Raivo oma võimaluse. Ta hiilis vaikselt kalda äärde ja saatis landi lendu. Ja siis see algas. Ilus paksuke. Pean ta siia kalda lasema. Ossa poiss! Nöörist on alati riskantne ja ebamugav tõsta. Käel on valus, aga sellises võsas kahvaga liikuda pole ka mõeldav. Anda kala umbes sama suur kui sinu oma. Ilus paksuke. Anda, nüüd on päev korda läinud. Ja mul ka süda rahul kohe, et kala käe saate. Päris suur pinge oli peal. Ütlen ausalt. Sul oli õigus, mul oli kaale ei olnud kilode peal. Kilode oli põhimõtteliselt. Ja Raivo sai ka kilode. Pani kotti. No ma lähen kilone. Oleks arvanud, et see on ikka suur.
Jah, ma mõtlen, et jah, rohkem lälla teha. Kui Hando oma kala kaalus, oli ta kaal LB ehk naela peal, mitte kilogrammid, nagu me Eestis oleme harjunud. Ning algsest 2 kilogrammisest kaalust sai poole väiksem. Ehk Hando ja Raivo kalad kaalusid mõlemad 1 kilogramm kala kohta. Päris ilus tundub. Ma ei tea, see võiks üle kilo olla. Aga no, eks näis. Mis asja? Haug, mine p***ena. Täitsa pekkis. Ma juba siin mõtlesin, ilusad forellid tulevad. Täitsa lõpp, hale tüng. Mis ta on? Kahene või? Kas on just rohkem ikka? Ma annan see siia taas. Tule. Landi ka veel mult ära või? Kamiil suus, kurat. Võttiski. Kurat, anna mul lont siia. Kina, kui palju raisk. Siia on. Ma on raisk. Kurat. Sügavast saab minema. Seal on. Polaroididega on jumala hästi näha. Sellist kino pole varem saanud raisk. Huvitav võtta kaugemale ära juba. Landi võtaks küll, augist on savinega. Kamal siin alla läks kuhugi. Eks nalja tulebki ise teha. Seekord 1-0 kala kasuks. Ja kui mõnel aastal tundub, et Lapimaal landikadu pole, siis teisel aastal läheb lante kaduma topelt. Augid viivad ikka landid protsessi ära. No nii, tere tulemast laagrisse. Siin on meie väike varjualune. Napilt mahume 3 ära sinna. Siin on meie telk. Seal on ilus päikeseloojak seal mäe taga. Sealt tulevad ka tuuled. Siin on väike kööginurk meil käib. Ja siin on meie elutuba. Siin on niuke mõnus kamiin. Saab natuke grillida, värki-särki. Mis sa räägid? Elutuba me alles dekoreerime, et veel ei tea, millist. Ei ole otsustanud, mis stiilist, kas Skandinaavia võib-olla oleks kohane. Ja äega diivanit tuleb hoolega valida, onju. Nii ta on. Jalad päris hellad. Kurat, pole harjukaladega. Esimese õhtu traditsioon jätkus ka sellel aastal. Kartul ja liha, et kõhud ikka korralikult täis saaks. Aga kalad, need olid magustoiduks. Tuuline õhtu möödus lõkke ääres muljetades ning karastusjooki juues. Lapimaal on meil tõsised probleemid. Andre ei täisega. On ise tegema. Ei oska ise. Ma ei viitsi teha, et see Andre teeb.
Andres on näed kokkuvõtet teha praegu. Hommik, lillekesed. See on siis hommik või? Tähendab, meie jaoks on hommik. Pea tuleb korda saada, et nüüd päevaga edasi minna. Mis peaga juhtus? Kukkus ju vastu kivile. Sama teeb välja põhimõtteliselt. Ei, nagu ikka läks natukene märjukusega liiale esimene õhtu. Tuul rapsis ka päris kõvasti siin, et pidi veits tuunima siin presenti. Teisel pool on ka suured kivid. Anda, mis sa sellest tühjast džinni kastist sinna panid, kõrat? Ei ole päris tühi, pöörame teistpidi või on õiget. Tänane öö oli veits soojem, soe pesu oli seljas. Eile oli jää natukene, mingi 12 vist saime magama. Ja öösel sadas natukene vihma ka. Korraks paistis isegi päike. Ja täna siis lähme kolmekesti sinnapoole jõge, kus me eile käisime. Seal tuleb üks ilus koskede koht ja seal koskede alla on üks ilus bassein. Ma arvan, sealt äkki saavad kõik käevalgeks. Muidugi see aasta on juba jõgi natukene teistmoodi, et praegu pärast räägin siin suured jutud kokku, pärast pole seal midagi, aga no, eks siis paistab, tuleb minna ja üle vaadata. Tuul on nii kõva, et mägedesse järvede äärde ei taha minna, et seal hakkab päris külm kindlasti. Et siis oleme siin jõe ääres veits madalama. Ühesõnaga jah, pakime asjad kokku ja siis on minek. Metsaalune oli mustikaid täis. Ainult võta ja söö. Sellises kiires voolus tundub iga kala nagu 5-kilone. Ega seal muud polegi teha, kui sidur kinni keerata ja lihtsalt kerida ning loota, et kala ära ei lähe. Üks korralik trenniharjutus. Tõmba ja keri. Tõmba ja keri. Ja lõpuks peale sellist rasket tööd hakkab ka auhind paistma. Või noh, paistis. Meil on nii kiirest püüda ei saa, aga teisel pool oli, neid oli hästi sügav, aga teisel pool oli vaata vaikne koht. Selleks ma viskasin üle selle kohe. Ja nii kui kõige tuli palju alla voolu minema selle vooluga ja pidin siduid hästi kinni keeravad vendadi jõuaks. Väga lahe. Andrel algas päev paremini kui Handol. Ta sai käe kalaseks ning peagi jõudsime koskedeni. Me olimegi nende kivide taga, olime ise peidu saate. Be my guest. Aga ei, ega lootusi väga kõrgeks ma ei seti, sest ma olen see aasta igast huvitavaid asju juba näinud. Nüüd anda. Mul tuli järgi siia kivide vahele. Jaa. Üks on küljes, aga ei tundu väga suur. Ilus muidu. Mul ka vaikselt hiilis vist. Anda, vaata. Kaaluma ei pea. Need laseme tagasi. Ei tea. Samas viiks üles raja peale ja on kala olemas, ei pea pärast muretsema kaugelt tassima. Mis sa arvad?
ma ei tea, ei pruugi ju saadagi. Teeme need ära ja vaatame. Sest et meil on olnud varem niimoodi. Kasuta nuga siis. Kaamera muidugi. Müri või? Tohiks väga nüri olla. Nii. Eks ta siis ütleb üksib ja jama ja. Ma tõstan kivid peale. Üks saad, siis on enam vaja. See on päris tugevalt kinni. Neid ise võtta, nüüd suu lahtine võtta ära. No. Ma ei tea, nagu võtab tavi. Ei ole väga suur. Kala võtab see aasta kuidagi ettevaatlikumalt. Ujub järgi ja mõtleb ja... Kala käitus tõesti teisiti kui 6 aastat tagasi. Võib-olla on siin juba nii palju kalamehi suve jooksul käinud või on asi muus, mine tea. Igatahes kala saamiseks tuli natuke rohkem vaeva näha. Aga ilma ei jäänud keegi. Kõik said õhtuks ühe söögikala kätte. Võtame kõik siit ühe ära või? Andre, võtad ära või? Ei, see peab pärast kaugelt kaitsima ka. Seal on voolu sees on jõudu siin päris palju ootamatult. Ilus, jah? Selline võimas looduslik takistus. Kalade ots on üleval või? Jaa. Anda, tule anna käsi mulle igaks juhuks. Thanks. Samal on hullult libereist. Puhkasime veidi, jätsime kalad puu otsa ning suundusime ülesvoolu edasi. Täna siis kollitasime selle kärestiku koha läbi. Ei olnud sellist laulupidu nagu eelmine kord. Aga no kõik said käe valgeks kala kätte. Nüüd lähme vaatame edasi mööda seda jõge. Aga kas siin üldse kala on, et kosed päris suured, et kas kala saab ülesse. Eelmine kord Andre ja Ragnar käisid üleval pool. Jube ilus jõgi, aga ei midagi. Vaatame, kas seekord on midagi või mitte. Tuul oli kohati tugev ja väga külm. Jõgi oli endiselt väga lubav, aga enam me kala ei näinud. Isegi väikest mitte. Kaarti vaadates oleks võinud veel kaugemale minna, aga kui kala pole, siis milleks? Tegime väikse lõuna, sõime kõhud täis ning otsustasime tagasi liikuda jõest veidi kaugemalt, kus olid mõned väiksed järved. Käisime mööda jõge kaugel, umbes 10 kilomeetri kaugusel laagrist. Aga peale neid kärestikke või neid koskesid enam kala ei olnud. No, põhjus võib olla selles, et kala ei saa enam ülesse. Ilusad kruusaplatsid, aga mitte ühtegi kala. Ja nüüd kõnnime tagasi, aga
siin on mõned väiksemad järved, et proovime siin. See on nii väike järv, aga siit juba forelli tuli, et nüüd tuleb kohe üks veidike suurem järv, et seal võiks siis ka kala olla. Vaatame. Teeb ikka tuju heaks, kui saad päevas rohkem kui ühe kala. Lähme vaatame. Tundus, et Hando Mepsi lant number 3 oli tegija nii jões kui ka järves. No nii, Hando sai juba esimese viskega. Minu lant ei taha. Ujus järgi ja enne kallast tahtis võtta. Ei. Kaks esimest iselt mõlemad. Teine on ise, teine kalla. Päris ilus ju. Esimene oli samasugune. Ütle, et võid öelda, et mul on ka otsas, aga väike. Pani minema. Andre pani raskema landi otsa, et visked lendaksid kaugemale. Mul võttis jah eest. Aga eks näis. Teeks kiirema kerimise. No nii. Vaatame kohe. Päris hea oli see. See oli juba huvitav. Ka jälle lähedalt. No korra nagu oli, sidur käis ja möllas ja siis vajus lahti. Sai jälle kätte kala. Aga Raivo, sa oled nüüd sama järve ääres meie või? Jaa, ma näen tal. Ei ole kinni ikka. Kivised põhjad on salakavalad. Sa lased landil vajuda, et põhjas olev kala peidukohast välja meelitada, aga samas on ka väga suur oht, et lant jääb kusagile kivi taha kinni. Ja just nii praegu ka juhtus. Ei landist ilma. Midagi on. Aga väike vist. Või oli põhi. Ei, kala enam ei ole, aga ma tean, tuleb jälle lant panna. Kala otsas. Landi vahetusest oli kasu. Kuusamaa tundra tõi lõpuks kala kaldale. Küll väikse, aga siiski ei jäänud nulli peale siin järve ääres. Väike forka. Ilm oli päris heitlik. Alles paistis ilus päike ja järgmisel hetkel veerisid üle mägede vihmapilved ning kallas vihma, nagu Eesti sügis. Hästi viitsi, kahest inimesest küll. Aga ma ei tea, võiks olla. Teistest väikestest järvedest me kala ei saanud. Sügav või? Tagasi jalutades võtsime ära ka hommikul püütud kalad ning teekond laagrisse läks kiirelt. Märkamatult olime kohal. No tere hommikust! No tere! Täna on siis teine õhtu siin metsas meil, et hommik algas hilja. Olime veits uimased ja pidime remontima siin seda presenti, et tuul veidikene rapsis seda öösel, aga vaikselt saime käima ja siis suundusime kalale, et põhieesmärk olid need joad siis ja no sealt me vähemalt saime kala, et ei pidanud pettuma, kõik saime ühe kala välja võtta. Siis läksime mööda seda jõge edasi ja kummaline, et seal enam kala ei olnud, et
noh, aga sees saime kilomeetreid ja seal kusagil kaugel puhkasime ilusas kohas mäe kõrval. Ja tagasi tulles leidis Ando meil mingi kalaõnne üles järve ääres, et ta muudkui hakkas kiskuma seal. Et... no kõige olulisem on landi valik. See ei ole midagi. See on ikka mingi suvalise merikalante pakud siin beebiforellidele. Mehes ei ole küsimus. Oskused ikkagi. No ma ei tahtnud nii peensusteni minna praegu. Mõtlesin, et klatin kuidagi sujuvalt ära, et keegi ei solvuks. Et säästad, jah? Siin on kõik omad anda, siin ei ole solvujaid. Jah, järv oli juba meelest ära läinud, päris huvitavad lombid olid. Vaatasid küll nagu ei olekski nagu väga järve, et me oleme neid järvesid pommitanud igasuguseid ägedaid. Täiesti null ja siit mõtled, äkki on lumesulamis vesi üldse ja tuleb. 3 pisat järjest kohe tuli väikene forellik otsa, et päris põnev. Ja nüüd siis peame vaatama, mis homne ilm toob ja siis selle järgi teeme ka homsed kalaplaanid, et paar varianti on, et mis me teha saame, et eks siis põhimõtteliselt ilma järgi vaatame. Vot. Jah, siin esimesed 2 päeva on päris tuuline olnud, et tuul ikka rapib meil seda presenti ja et jõe ääres on metsas veel saad olla, tuule vaikne natuke, aga jõe ääres puhub ikka kõvasti peale. Täna õhtul käisime siis esimest korda pesemas ka siin, et ega eile nagu väga ei higistanudki, et täna see matkamine natukene võttis selja märjaks, aga noh, ütleme nii, et see pesemine oli ka niuke. Arvame, et me enam ei lähe. Päris külm vesi. Vesi on ulme külm, et strateegilised kohad said puhtaks, et rohkem nagu ei tahtnudki. Et jah. Aga kas kaameramees tahab ka midagi öelda? Ma olen kõik ära öelnud juba. No selge. No tal oli ka järves tõmbas korraks sidruni käima. Siduri. Ja, no selge siis. Lähme nüüd kala sööma ja lõkka äärde mõmisema. Te kaladest ei rääkinud, mis te saite? Ma mainisin korraks. Okay. Sa võid ise rääkida, kuidas? Mis ma räägin? Ja, forelli tuleb ja... Laagrisse tõime täna 3 forellipoisset, kilo kanti umbes. Et sellest meile täitsa piisab õhtuks ja saame maiustada küll. Jah, tatar ja kana on juba sees, nii et nüüd tuleb magustoit. Õhtuti olid temperatuurid alla 10 kraadi. Õnneks olime soojalt riides ning lõkkematerjali jagus küllaga. Kuivand mände oli siin ja seal. Loomulikult soojendasime endid ka seespidiselt ning jälle möödus ülejäänud õhtu sooja lõkke ääres kalaga maiustades. Ando, kas kilu võileiba sõid või? Kuule, selle teeme homme ära, meil ei täna kuidagi läks isegi meelest ära. Homme topime oksad forelli saiale sisse ja teeme ära. Puistame natuke marja sinna ümber. See on siis sellel aastal meil telgist esimene reportaas. Seda telgi reportaas ei ole juba aastaid nii kaine peaga tehtud. Head vabariigi aastapäeva. Tegelikult forellil oleks ka võinud panna kilu rohtu ja vürtsi ja oleks saanud väga hea selle kilu. Sama kõiki. Pimestada, sa tead ikka. Ma ei pole ära päev. Raadi maniakid ikka õudne. Tere hommikust! Täna on siis plaan minna Paalja järve äärde. Pakime siin asju. Sinna on linnulennult umbes 10 ja järv ise asub 500 meetri kõrgusel, nii et võtame siin riideid ja asju kaasa, et seal võib päris jahe olla ja peale matkamist, kui sa oled higine, siis on ikka hea kuivad riided selga panna. Aga öö oli rahulik. Täna oli soe, sest tuult ei olnud. Ja siin kõrval isegi üks mäetipp oli veits lumine. Ilmselt öösel sadas meil siin all vihma, aga seal üleval sadas siis ilmselt lund.
ja ka ilmateade näitab ka nüüd juba natuke teist juttu, et homme on veel okei ilm, aga siis näitab juba sadu ka, et vaatame. Täna on plaan suppi teha ja selle jaoks on kala vaja saada, et üks Ando tundub siin hea käega olevat, et võib-olla ta peab meid natukene koolitama. Ilm oli matkamiseks ideaalne, pilves ja mitte liiga palav. Siiski tuli kõndimise ajal tegelda reguleerimisega. Lukk rohkem lahti, lukk jälle kinni. Müts peast ära, müts pähe tagasi. Esimesed kilomeetrid saime minna jõega paralleelselt, aga siis läksime otsetee strateegia peale ning võtsime suuna mäe poole. Me peame sinna kaugele mäe otsa saama. No võiks arvata, et pool maad on umbes läbi, et see järv asub selle mäe otsas seal. Ja tea, kuidas kaamerasse näha on, aga seal kaugel on täitsa lumised tipud. Seal kusagil. Ja selle harja pealt peaks üks matkarada minema. Aga sinna mäe otsa on veel vaja natuke minna, et nüüd siit läheb alla ja siis üles alla ja siis üles ja võib-olla lõpuks oleme kohal. Pikkadel matkadel kulub natuke lisaenergiat ära. Mustikad olid tõesti head ja maitsvad ning andsid energiat juurde. Lõpuks olime järve juures. Ridvad kokku ja püüdma. Ootused olid väga kõrged, kuna helikopteri baasist öeldi, et see aasta pole nad sinna viinud mitte ühtegi kalameest. Kõlab nagu ideaalselt. Lihtsalt mine loobi ja püüa kala kinni. Esimese hooga võib öelda, et loopida saime tõesti kõvasti, aga kala me veel ei näinud. Okei, pole hullu. Plaan oli järvele ring peale teha. Äkki on kala hoopis teisel pool kaldas. See on nagu tulevikus. Vahepeal puhkasime jalga, tegime väikse söögipausi, nautisime miljoni vaateid ning kogusime energiat ja motivatsiooni, et edasi püüda. Loodus näitas juba oma sügise värve. Samblakünkad punetasid pohladest ning murakad olid juba üle küpsend. Mõnes kohas võis näha juba vananevat seeni, teises kohas aga loomade magamiskohti rohu sees. Selliseid kivivälja oli omajagu. Seal peab eriti ettevaatlik olema, sest osad kivid võivad liikuda ning väga lihtne on endale haiget teha. Ulmemäed ikka. Pilli pealt võib-olla niimoodi aru ei saa, aga silmaga on ikka väga ilus vaadata. Jah, meil selja taga on selline mägi siin. Pool järve oleme läbi kamminud. Ei ole isegi järgi ujumist. Ei tea. Koolirahad pidid olema makstud, aga makse vist ei ole läbi läinud või mingi muu jama on. Vaatame, kuidas teisel pool kaldas on. Teisel pool kaldas oli sama seis. Ei miskit. Ainuke elusolend, keda me seal vees nägime, oli üks saarmas. Ja sedagi ühes väikses ojas, mis järve sisse voolas. Mis siis ikka? Võtsime suuna tagasi allapoole järgmiste järvede suunas. Ai, saaks loppada. Umbes 180 meetrit kuidagi oleks. Tee peal nägime ka ühte rajakaamerat. Nii, oleme väiksema järve ääres. Kohe alustame püüki.
Suurjärv 0. Vaatame, kuidas siin läheb. Kus te püüdsite? Siin on rahi ja karat. Selles väiksemas järves me ka ühtegi kala konksu otsa ei saanud, aga vähemalt nägime kaldas ühte haugi väikese käes peesitamas. Matkas tehtud 22,2 kilomeetrit ja 0 kala. Aga teinekord see Lapimaa on selline. Raif, sa päev läbi siin olda. Ei käid kalal. Mul on supp valmis. Me käisime järvedel. Jaa, me lasime muidugi kõik kalad tagasi. Kuidas oli? Ilma väge. Täna suppi ei tee. Selline oli. No tere õhtust. Jälle üks püügipäev on läbi. Tänane päevaplaan oli lihtne, et paneme ka järvede suunas. Hommikul aga panime mööda loomaradasid ajama. 2 kilomeetrit oli seda rada, siis võtsime suuna maastikule. Panime nagu põdrad otse mööda kive ja mööda maastikku põhimõtteliselt, et üles alle. Enne kui minema hakkasime, muidugi leppisime kokku, et lähme niimoodi viisakalt, et higistama ei ajaks, et rahuliku tempo. Ja 4 minutit hiljem kuskil pidi riideid vahetama hakkama põhimõtteliselt. Et ja samm oli pikk ja no tegelikult 2 tunni pärast olime seal suure järve juures kohal, et õnneks ilm oli okei, et riideid ei pidanud vahetama, et külm ei olnud, aga kuidas siis kalaga on anda? Kas suppi sööme täna või? No tänase päeva moto on see, plaan oli teha kalasuppi kõvasti, et motoks võib öelda, et käisime järvedel, suppi me täna ei tee. Et nii nagu need järved meil enamjaolt ikka ei õnnista, jah. No lisaks sellele suurele järvele oli tee peal ka mõni väike lomp, et sai ka seal loobitud ja pärast suurt järve veel ühel väiksemal järvel, kus Andre ja Ragnar eelmine kord said päris kobedalt kala. Meie aga nullitasime nagu ikka. Ühesõnaga, tänane päev oligi selline, et saime ainult kilomeetreid ja nii ta on. See väike matk tuli mingi 22 kilomeetrit, et aga selle eest väga ilus, ümberringi mäed igal pool, istud, päike paistab, vaatad mägesid. Mis sa veel elult tahta või? Täna oli jah lõpuks esimene ilm, kus ei olnud nagu tormi mõõtu tuult ka, et siia ma esimesed paar päeva on ikka niimoodi, et kas meil köögid ja asjad alles jäävad selle suure tuulega, aga täna oli selles suhtes rahulikum. Jaa. Ühesõnaga, täna kala ei söö, aga homme on uus päev. Tšau! Õhtu möödus jälle mõnusalt lõkke ääres sumisedes. Ei väsimus on hea, jah? Mida ei pea seda sisse panema? Valgustab kuskilt peale. Seda ma näitasin nüüd kaameras. Rambi valgusel. Ei tea. Mis on lilleka õitsed seal? Täna käisime kalal. Hakkas kalapesaks võtma millegi pärast. Saab üks põhjus olla ainult. Järved. Meie ja järved. See ei käi kokku vaata. Need ei ole sünonüümid, need on need vastandsõnad kuidagi. Et kui kala ei võta, siis kalamees ikka võtab, on ju. Hommik oli ilus, aga samas ka jahe. Ütleks, et see oli kõige jahedam hommik meie reisi jooksul. Kuuma kohvi joomine andis sooja.
eelmiste päevade matkamised olid teinud Raivo jalale ühe villi. Õnneks esmased abivahendid olid meil metsas kaasas. Plaaster peale ning võis jälle matkama minna. Tere hommikust jälle. Tänane päev. Loodame siis endiselt supikala saada. Liigume teisele jõele, mis on küll sogase veega, aga siiski üritama peab. Ja seal jõe ääres oli ka vana laagri koht, et kindlasti vaatame sellega üle, et kuidas see seal välja näeb. Aga praegu jah, kõnnime siin. Ilm on vähemalt ilus, päike paistab. Aga õhtul hakkab vihma sadama, et teist nullipäeva järjest nagu väga ei tahaks. See on teine helikas, otse üle minu lendab. Kas ta lendab meie laagri koha suunas või? Jees, aga sama firma kopter, aga seda korvi ei ole. Ta lendab mööda seda teist jõge nagu või? Tegelikult üle selle mäe, kus te ilufotosid tegite. Selge. No põhimõtteliselt siin oli ta küll nüüd nii kaua, et minule tundub, ta käis jala, vaatas sinna suudmesse. Ja nüüd läheb, siis teeb mingit muud ülesannet. Ma ütlen, äkki oli mingi kalastuskontroll. No ma ei tea, sama firma kopter oli igal juhul. No, suure jõega seoses mul juba hakkavad kahtlused tekkima. Seoses suure jõega hakkavad mul juba kahtlused vaikselt tekkima. Nii ilusad augud ja null. Tavaline Lapimaa. Kui Raivo ja Hando ainult nullitasid, siis Andrel läks veidi paremini. Esimene kala käes ning kalasupi tõenäosuse protsent muud kui kasvas. Raadioside enam ei töötanud korralikult, sest olime teineteisest liiga kaugel. Kutid, ma tean, kus ilusad kalad on. Kus nad teisest jõest on läinud. Lihtsalt selline ulme kalapüügi koht, no. Seal on lumine mäetipp, on ju. Ja siis lihtsalt selline jõgi. Tõesti olid seal jõel väga ilusad kohad. Sügavad augud, kruusaväljad, mäed taustaks. Kohati oli tunne, nagu vaataks mingit pilti kusagilt kalastusajakirjast. Aga ei, see kõik oli päris ja reaalne. Meil on siin sellised kalakohad ja lihtsalt
kala pole näinud. Puudu olid vaid kalad ja no naljaga võib öelda, et ka sääsed. Nullitamisest hoolimata liikusid Raivo ja Hando üles voolu. Kusagil peab ju kala ka olema. Lõpuks jõudsid nad jälle madalamate koskade äärde. Lepiti kokku, et kaugemale enam ei liigu. Püüame veel siin ja siis tagasi matkates saab teha mõned visked ilusamates kohtades. Saad filmida ka või? Väike. Aga peaks vist ära võtma või? Peale pikka loopimist saime mõlemad väikse forelli. Usk kalasse selles jões tuli tagasi. Supi sees hea küll, ma arvan. Vesi oli uuristanud sellise ümaraugu. Sellist asja juba iga päev ei näe. Tagasi matkates pöördus Hando kalaõnn. See oli ilus sügav koht. Imestasime, et see kala meie lanti ülesvoolu liikudes ei võtnud. Aga tundub suurem või? Tundub küll. Kahjuks selleks ajaks oli Hando juba oma kaamera kotti pannud ning Raivo kaameral streikis aku. Kalasupi tõenäosus tõusis nüüd lakke, nagu Bitcoini hind. Astusime läbi ka vanast laagrikohast. See on küll mingi tuttav koht siin. Shakalaka. 6 aastat tagasi. Ilusad pannikivid, kes välja valid. 6 aastat tagasi Siin oli meil see present. toimus siin elu. Enne õhtust reportaaži tegime veel kiire ampsu. Tere õhtust! Täna on meil siis 4. päev metsas. Täna otsustasime minna suuremat jõge uudistama, kus eelmine kunagi siin käies ei toimunud väga midagi. Algus tundus suht samasugune, aga ikka kui kõvasti vaeva nägid, siis hakkas midagi välja andma, et ütleme nii, et täna saab selle supi ära teha lõpuks. Mis eile jäi tegemata. Jah. Ei, täna see suurem jõgi oli ulme ilus ja vesi puhas. Et eelmine kord, kui me olime, siis vesi oli niuke piimias või niuke sodine, et nüüd oli vesi nagu puhas ja ulme ilusad kohad, aga kala saime põhimõtteliselt Hando 2 tükki ja mina 1, ja kõik et täitsa kummaline värk. Aga jah, täna saate siis suppi süüa ja vist lubas vihma ka varsti, et eks siis paistab. Täna teeme suppi ära, et homme siis vaatame. Kummalisel kombel on meil alati olnud internet olemas laagris. Täna kõigil 0. Ei saa ilma teada, et viimati nägime hommikul. See lubab siis homseks vihma, et ma ei tea, peame selle järgi vist orienteeruma homme, et mis me täna hommikul nägime. Advekaatsemat infot meil ei ole praegu. Ja Andre nägi helikopterimeest, oli kahtlaselt kuidagi kaua seisis, mingi 5 mintsa või rohkem isegi, et mis ta tegi. Me proovisime nagu mõelda, aga välja ei mõelnud, et võib-olla vaatas mingit, ma ei tea, vahetas rajakaamera lakut või midagi, et ei suuda nagu välja mõelda, aga midagi ta nagu toimetas, et üksinda oli selles mõttes, kedagi ta ei pannud, et ei tea, jah. Ja vaatasime ka vana laagrikoha üle. Vana laagrikoht on meil seal teise jõe ääres. Et seal väga mingid jälgi ei olnudki näha. Lõkkekoht oli näha ja mõned pingid olid alles, aga mingid teerajad ja telgikohad ja kõik on väga ilusti ära taastunud. 6 aastat vist on vahetul. 6 aastat, jah. Aga mõnus siuke nostalgia tekkis kohe. Istusime vanas kohas, jumala mõnus siuke kodune soe tunne kuidagi oli. Jah. Põnev. Nii ta on. Peale selliseid pause nagu oma vanu kohtasid külastanud varem. Jah, eks siis homseni. Tšau!
sinu forell on ikka nagu teisest maailmast, kuradi. Esiteks imelikult libe ja põkk ja. Andre oli meil kalapuhastuse toimkonnas. Käisid ettevalmistused kalasupiks. Sul oli õige tunne, jah. Selle rootsuga puhtama. Nii, see on puljong. Raivo, vaata, see on puljong see. Laagris toimetades kuulsime järsku metsast mingit häält. No minge, näe noor, 2 tükki mina nägin. Hando haaras kiirelt oma karugaasi. Näe, noor on taga. On jah, 2 tükki. Lähevad eemale. Õnneks tegemist oli põhjapõtradega, ema ja tema lapsega. Lõpuks sai maitsta kaua oodatud kalasuppi. See on see, mille pärast me siin käime. Uskumatu. Olgu öeldud, et metsas maitsevad kõik toidud vähemalt 10 korda paremini kui kodus. Ja seda oli ka meeste nägudest näha. Jees, head isu. Oh. See on kaif. Viimane päev metsas ning viimane võimalus veel ilusat kala püüda. Raivo ja Hando liikusid seekord allavoolu ning Andre võttis suuna ühele lisajõele, mida ta ei olnud veel läbi püüdnud. Kala saime küll, ainult et mitte ilusat. Rohkem saime ilusaid emotsioone, vaadetest ja loodusest. Eelviimane päev metsas. Tänane püügipäev jäi lühikeseks. Lihtsalt, et jõuaks puhata ja täna on plaanis varem magama minna, et homme varakult ärgata, sest homme tuleb tagasi matkata ja täna õnneks nägime ikka kala ka ja sai mõne ilusa veealuse kaadri ka. Aga kuna isud on juba täis, siis täna oli ainult catch and release, nii et õnneks ilm on ilus ja mis siis ikka, selg on jälle märg. Tuleb pessu jälle minna. Suurveega lainetab vesi siiani. On 4 meetrit juurde. Julm. Andre, me leidsime teise rajakaamera siin 2 nagu raba vahel, ühe männi küljes. Toho, head silmad. Andre sai ragistada selles jutumärkidega mõnusas võsas. Aga ilma seda läbimata poleks ta lisajõe äärde jõudnud. Kala tuleb järgi. Päris ilus forell. Jõhker. Siit samas nina ees on. Nii. Päris rets. Üliilus. Kohe kui panin oma lemmiklandi. Võta ära. Ujub kõrval, no ei võta, no kulmena.
võtas lanti vist. Süda ei andnud rahu. Miks kala lanti ei võta? Proovime mingit muud lanti. Jälle jälitab üks. Võta ära nüüd. Kuradi täitsa lõpp. Pane seal, ossa kui ilus. Vaata, seal. Täitsa sõna. Ära ei võta, nii arv. Nii, nüüd. Võta ära, no. Küll ma härinud, kui tule juba. Ilma mütsita pesema ei lähe. Tuleb strateegiliselt kohad puhtaks pesta ja pead küll ei hakka pesema selle veega. See on lausa valus, ütleme nii. Vesi oli tõesti väga külm, aga samas tahad ju puhas olla. Ega see ei saa ju hullem olla kui talli suplemine. Andrel hakkasid landikarbis variandid otsa saama. Kas nüüd või mitte kunagi? Olemas. Täitsa pekkis. Ossa. Liitsi võttis ära. Ossa, see on ikka sunnik. See on ikka suur. Päris rets. Siit kaldas ma ei julge minna. Ossa. Kurat, siin on vist pärast on üle pea veesna. Mida teha? Kuidas kala kaldale saada? Suurt kala näljalt miilist ei tõsta. Kahva pole ja vesi tundub sügav. Päris raske raisk. Kurat, kardan siin. Telefoni kotist välja viskama. Telefoni tõi märjaks saada. Nii. Ongi. Rohkem ei saa edasi minna, siin on väga sügav. Praegu on mingi mudase kalda peal siin. Tegelikult hakkab pesima juba, aga enda juurde see oksudesse ka ei taha teha. Ammu pole nii äge all. Ammu pole nii äge all, jah. Palun ära mine. Ossa. Sabas sain korra kinni, jah. Forkal ikka sabasid ei võta nagu lööd. Jäme on raisk. Jõhker elukas. Jõhker elukas.
No ei saa. No. Täitsa nii libe ka raisk, jäme ja libe. Tugev ka veel raisk. Yes. 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 Juhka raisk. Mine metsa. Kurvalik jurukus. Ei tea, kas sama suur kui eelmine korda. Igatahes vägev saak. Selle Lapimaa reisi suurim kala. Eile oli põlvist saadik. Täna on juba rohkem. Natuke veel ja ei julgeks ei tulla. Praegu ka surub. Tagasi teen laagrisse, kohtas Andre veel põhjapõtru. Läks veits lappama. No läks jah. Jõudsin nii kiiresti sinna ristmit, kuni siis ma läksin vaatasin sellele väiksele jõele, mis suure jõe. See oli ikka päris äge. Andast on kahju. See oli vinge, jah. Nüüd on isu täis või? Jaa. 5. päev. Kalale. Võtsime, et läheks kalale. Vaatasime, et ilmateade lubas tegelikult tänaseks suht sellist ilma, et võis juhtuda isegi, et tuleb laagripäev täna, aga kus vahepeal meie kasuks eksivad ilmajaamad, et põhimõtteliselt vihma ei näinud ja hommikul isegi kõige varem võib-olla püügivetel asutud. Kuna kalast oleme kõik juba kõhud täis söönud, siis täna oli ainult catch and release plaanis meil. Igast asendist juba kala söönud eile, kalasupp, see oli ikka ülim. Maitsesin ka natukene kalasuppi. Oli niisugune... Ei, tegelikult väga hea oli. Väga hea oli. Ja ega siin ilmateadet väga usaldada ei saa, et siin mägede vahel need pilved liiguvad nii imelikult, et kuidagi need mäed lükkavad ja hoiavad kinni ja ei saa üldse aru. Aga veetasemed on tõusnud, et homme plaanime siis välja matkata metsast. Ja selle jaoks peame me 2 korda suurt jõge ületama, et eks siis paistab. Nalja võib saada. Aga tänasest päevast veel jah, et käed saime kalaseks ja Andol olid seal mõned ja mina sain vee alt ilusaid kaadreid ja Andrel oli seal photoshoot metsas ja ta oli ise nii õnnelik. Päris korralik. Jälle 50 euro võrra rikkam. Andre praegult ise häbeneb, ta ei julge ise rääkida, aga noh, küll te pärast videost näete. Aga jaa, viimane öö veel siin ja siis rändame metsast välja. Tšau. Ära rapsi anda, läheb veel hiliseks. Rahulikult. Ei tasu rapsi maha. Jaoks pehmeks. Kalamehi mahub ikka ühte telki palju. Ainult 3. On ka 4 jalgi. Oli sama mõõte. See on uskuma. Mis ta 3-le, jah? On hea. Uinusime vihmasabina saatel ning äratus oli meil varakult, et saaks rahulikult asju pakkida ning jõuaks normaalsel ajal auto juurde tagasi. Ega tegelikult polnud meil õrna aimu ka, kui kaua matkame ning kuidas me suurest jõest üle saame. Õnneks ühel matkaradade äpil oli märgitud matkarada kohe üle jõe. Eelmisel päeval käisid Raivo ja Hando kontrollimas,
kas seal on ikka mingi rada olemas või mitte. Rada oli täitsa olemas. Seega ei pidanud me umbes mööda maastikku tagasi matkama, nagu 6 aastat tagasi. Esimene jõeületus läks sujuvalt. Aga ei pole tasu loota, et ülejäänud niimoodi läheb. Matkakotid olid kõvasti kergemad ning ilm soosis ka meid. Suundume vaikselt auto poole. Tunnike on juba jalutatud. Siin on üsna hea rada on sees, et tempo on niisugune suht korralik, et varsti peaks mingi suur jõgi ka tulema veel. Eks me paistame, kuidas me sealt üle saame. Kõigepealt peame sinna jõudma. Aga praegult on ilm on päris hea pilves. Opa, mis onu Antol on raisk. Suhkrut läheb ikka vaja. Hädasti. Terviseks. Coca-Cola andis head energiat edasiseks teekonnaks. Päris hea. Kuidas maits? Päris hea. Varsti olimegi suure jõe ääres. Siis, mis sa arvad, et prooviks sealt? Me siis olime sinna juht. Kott on suurem. Make it or break it momentum praegu. Andrel, meil on siin lihtne oodata, vaadata. Kas jääb püsti või läheb vooluga kaasa. Me loodame parimat. Müts maha Andrees, kes julges jälle selle julgustükki ette võtta. Raivo laenas talle oma korraliku jalutuskeppi, mida ta sai kasutada toetamiseks, sest vool oli väga tugev ning oma teekonda üle jõe tuli valida hoolega. Vahepeal natuke ülesvoolu, siis jälle natuke allavoolu, aga kindlalt edasi. Seekord oli Andrel rauasae leht kaasas ning juba peagi sõudis ta paadiga meie poole. Me ei ole maint keskel. Olen ajan, ma olen keskel. Paat ei tundunud just kõige kindlam, aga oma ülesande täitis ta ära. Saime varustusega õigele poole jõge. Ajaliselt läks meil seal jõe ääres koos kõigi toimetustega julgelt tunnik ära. Viimane ots parklasse hakkas venima. Eks ka väike väsimus tuli juba sisse, aga sellele vaatamata jõudsime ilusti kohale. Jõudsime ilusti siis tagasi siia parkimisplatsile, et tagasi tsivilisatsiooni. Kõik läks hästi, matk oli üle 4 tunni natukene ja... Hai! Väga hea oli. Tagasi matk arvasime on kindlasti poole lihtsam, kuna leidsime raja, mida mööda tulla, mitte nagu eelmine kord. Aga ei olnud, aega kulus ikka palju ja selja sai ikka kangeks. Aga noh, äkki oleme vanemaks jäänud vahepeal, äkki on asi selles. Ei tahaks seda endale tunnistada, aga seekord oli nii, kõik lõppes õnnelikult. Järgmiste seiklusteni. Ciao. Leiad
kalamehi toidab Raivo Beef Jerky. Leia meid Facebookist. Kalamehed peseb puhtaks, Aruküla Kümlustünn ja Saun Haagisel. Leia meid Facebookist.